Meie selja taga on üks masin, mis hakkab varsti muutma kogu liiklust. Kui te lähete näiteks aasta pärast Hispaaniasse või Portugali, siis võib täitsa vabalt juhtuda, et käite rahulikult mööda tänavaid ringi, võib-olla sõidate taksoga ühest kohast teise, aga see takso ei pruugi enam sõita mööda teed, mööda asfaltteed, mööda tänavaid, vaid lennata üle majade sellepärast, et kohal on lendav auto. Ma täpsustaksin Jürikene, mitte see Toyota meie selle taga, vaid meie sellega seal. See Xpengi quadrocopter. See on siis kahekohaline, ma saan aru, aga ega ma rohkem ei teagi. Meie seaduse ja selle järgi on ta quadrocopter, miks ka mitte nimetada lendavaks autoks. Kas me siin praegu teie salongi juures istuda siia lendavasse kopterisse saaksime õhku tõusta ja teoorias lennata näiteks poodi piima järgi? Kahjuks Euroopa seadus ei luba sellise asjaga täna meil siin liigelda õhuruumis. Ma eeldan, et ei ole nii, et sellega võid sõita nüüd nagu autoga. B-kategooriaga selle asjaga ilmselt sõita ei saa. Kuna seadusandlus ei ole täielikult lõpetatud, siis me täna ei oska öelda isegi, mis luba täpselt on vaja, et temaga lennata. Kuna ta on sisuliselt droon 8 mootoriga, et siis tõenäoliselt see ei ole nii keeruline kui piloodipaberite saamine. Hüpoteetiliselt me oleme Jüriga nüüd sõbrad, kes on ostnud endale siis quadrocopteri, tahavad minna poodi piima järgi, et me saame simuleerida just läbi selle. Mille järgi? Piima järgi. Ütlen üle. Piima järgi. See tuleb nagu ise ilusasti üles. Muidugi ma pean tunnistama, et kõik on hästi kerge ja selline nagu plastikune. Ta kaalub 360 kilo, ehk see on kõige kergem kopter. 460 ja 560. Kivid on all. Kivid kragisevad. Issand, ma juba ehmusin, et me läheme minema. Kuulge, tere tulemast UFO-le. Vaata, kas saab veel midagi hävituslennukulikumat olla, et võtad luugi lahti ja vajutad nuppu. Mul on selline tunne, et ma olen A-rühma liige. Sa oled Murdoch, see hull. Ma arvan, et moodsamatel kopteritel ega suures plaanis väga palju rohkem nuppe kange pole, jalge vahel seda juhist pole. Mis on päris huvitav, sa ei saagi päästa ennast, kui vaja. Kui kaugele ta siis lendab ja kui palju ta õhus suudab olla? Kuni 35 minutit, 80 kilomeetrit pluss miinus, ehk siis maksimaalne kiirus on 130 kilomeetrit tunnis ja lendab ta kuni 500 meetri kõrgusel. Miks sa ütlesid, 130 kilomeetri tunnis ei ole ju kiire? Kopteri jaoks on see juba täitsa normaalne kiirus, ütleme, kopter väga palju üle, ma ei tea, 150-60 tavaliselt ei lendagi. Mina olen mures, ma olen ikkagi selline lihtne maainimene. Ma olen mures sellepärast, et kui 35 minutit ja sa ütlesid kuni 35 minutit, mis tähendab seda, et see on veel lahtine. Äkki on 33, aga mul on planeeritud 35. Et mis saab siis, kui tõesti oledki vee koha peal, oled veel Ülemiste järve kohal ja ei olegi kuskil maanduda? Tal on kokku siis 8 mootorit või rootorit ja kui nendest kuni 3 lõpetavad oma töö, siis 5-ga on ta suuteline edasi lendama, õhku tõusma ja maanduma ja juhuks, kui siis peaks veel midagi juhtuma, siis on tal kaasas ka langevari ja siis ta maandub ilusti langevarjuga. Autol endal on langevari või see, et ma hakkan ise võtma? Ei, temal endal on langevari. Talle tuleb juhtimise võimalus. Jätta õhus, me oleme õhus, sa jätad tiivikud. Jaa, need olid rootorid, jäid kinni. Ma valitsin suurt punast nuppu. Kõige punasemad nuppu. Ma meeldan ikkagi, et asi on mõeldud niimoodi, et inimesed ise ei hakka väga kuskil sõitma. Tahaksime minna tööle Tartu maanteele, eks ole. Paneksime siin sisse Tartu maantee 80, pane start, tõmbab siit otse üles õhku ja lendab sinna. Täpselt nii endalt. Või siis peavad olema ju kohad, kuhu sa saad maanduda. Sul peavad olema oma õhuteed, sul peavad olema load, kogu seadusandlus valmis kirjutatud. Uus liiklusseadus on vaja valmis saada. Hooldus, kui palju see veel maksab, kuna me Eestis saame sellise asjaga lennata. Arvestades, kui palju asju vaja teha ja kui aeglaselt ametnikud meil tööd teevad. Julgelt võib öelda, et mõned aastad läheb kindlasti veel aega lisaks sellele, kui esimesed Euroopa riigid sellised asjad endale õhku lendama lubavad. Sa oled nii mures, Jürikene, ma olen väga põnevil, ma lihtsalt oleksin nõus kohe esimene katse ja mulle see maailm nii väga meeldib. Aga Eesti on väga aktiivne selles mõttes nagu testima igasugused asju, et testlennu all võime me sellist asja siin lendamas juba peatselt näha. Okei, kui me täna tahaksime sellega õhku tõusta, kas meile antakse see luba? Täna ei anta. Kahju. Ja kui kõrgele õhku ta siis viib meid? Kuni 500 meetrit. Robi, mida tähendab 500 meetrit? Mul pole õrna aimugi. 500 meetrit päris kõrgele. Mina lendan lennukiga oma igapäevalende, kui on vaja, siis umbes 300 meetri kõrgusel. 500 on juba nagu, Tallinnast näed Eesti maapinna kontuuri näed juba päris hästi. Oi, jumalissand, me oleksime lendu või? No ütleme nii, et siit, kuna tegemist on maketiga, siis natukene paistab uus veel läbi. Tihendid on võib-olla ära kulunud. Kuule, aga mul on toodud mugav see, ma mõtlen, et huvitav, sul on mugav. Kas kui nüüd... Mina olen hästi kõrge seljaga mees, eks ole. Me ju teame, et kui me tõuseme püsti, siis me oleme sama pikad, aga kui mina istun õhtu laua taga ja sina mul kõrval ja me istume sama kõrgel, siis sa tundud nagu mu väike poeg. Vaata nüüd, ma panen oma selja nii, nagu ma peaksin panema, siis ma olen niimoodi.
huvitav on küsimus, et kas kui seal nagu juhti ei ole, ise juhtima peal, kas võib ka vähe nagu peolt koju sõita? Kas võib 0,5 olla? Sest kui ma ütlen, et ma jõuan juba siia masinasse sisse, eks ole, suudan ukse kinni, vajutan start ja vajutan suurelt kodunupp ja mitte midagi muud ei näpi, tukud ja siis hommikul ärkad oma kodu ukse ees, oleks täitsa mõistlik. Selles mõttes on huvitav, et ega väga palju, vähemalt siin praegu tundub, võib-olla tuleb neid kohti juurde, asju kaasa võtta nagu praegu ei ole näha, et saab. Ja, ega sa võib-olla saadki poekoti kui sedagi ja ma tahaks neid punast nuppe ikka näppida hästi palju. Mina arvan, et ühest lendab rakett ja ühest tuleb viskab tagant leeki ja ühest viskab seemneid põllule. Midagi mis see nupp oli? Nii. Oih. Ekraanid läksid välja, aga me oleme endiselt õhus, sest masin töötab. Kui see ühel hetkel veel päriselt käiku läheb, siis ma rõõmuga lendan, mitte tavalise väikse lennuki. Ja mina ootan, kuna sa oled umbes aasta aega rõõmuga lennanud, et see on kõik hästi. Siis ma olen nõus ise ka lendama. Aga välja ma ei tea, kuidas saab. Sellel versioonil uksed seestpoolt lahti ei käi. Et nagu seest välja ei saagi. Nii, aga nali naljaks, sellised masinad on ju päriselt juba müügis. Jah. Kui palju inimesi, kas on juba teada, on selle soetanud? 4000 inimest. 4000 inimest juba omavad 4000 tellimust on juba tehtud nendele. Okei, ja võid olla 4000 esimene. Nüüd on küsimus, kas me saame hinnas kokkuleppele? Mis ta maksab? Üle 200 000 on, aga täna me ei oska öelda, mis ta hind Euroopas oleks. Aasias, kus seda on võimalik olnud tellida, et seal ta on suurusjärk. 200 000 on helikopteri kohta väga vähe, helikopterit sellest ei saa. Ta on sellise väike lennuki, kasutatud väike lennuki. Aga 200 000 helikopteri eest, mis sõidab pool tundi kuni. Tead, arvestades neid tehnoloogiaid, mis siin peal on, ma arvan, et see 200, kui see nüüd selline hind päriselt on ka ja kõik need asjad toimivad, siis ta on rohkemgi kui populaarne, sest ega väiksed helikopterid kasutatakse ju, ongi linnalennud või sellised lähilennud. Et see on ikkagi midagi müstilist, kui sellise hinnaga tuleb. Ja lõpetuseks on siis nii, et pargid ära, eks ole, siis tuleb ju tiivikud ju seisma jätta, sellepärast, et need käivad muidu päris kiiresti ja kui sa kõnnid siit läbi, siis sul ei ole enam alakeha. Pargime ära. Selleks ei olegi vaja muud teha, kui tõsta tiivikud üles. Noh! Ja niiviisi mahub ta ka garaaži. Ühesõnaga, nüüd ei olegi muud, kui jääme lihtsalt ootama, kuidas ametnikud reageerivad, kui kiiresti nad teevad võimalikuks selle, et sellised masinad võivad hakata ka Eestis liiklema. Ja loodetavasti juhtub see enne seda, kui Robbie enam ei jõua. Ma nii ootan, saaks lendama sellega.